Tere, mina olen Epp Aadler, enesemeisterlikkuse coach ja mõtestaja. Ja tänases videos räägin, kuidas vabam ja julgem suhtlemine võiks saada tegelikkuseks ka sinu jaoks. Kui sa pole eelmisi videosid vaadanud, siis natukene vaata neid kindlasti. Esimeses videos rääkisin, et miks suhtlemine üldse oluline ja miks tasub sellega tegeleda ja miks tasub suhtlusmure ja suhtlusstress oma elus lahendada. Teises videos rääkisin, mida see muutumine tähendab ja kui väike see muutumine tegelikult on ja millest see sõltub, ehk mis on need probleemid, mis takistavad inimestel vabalt suhelda ja mis on need teemad, mis pärast inimesed ei julge suhelda ja mis neid tagasi hoiab. Ja mis siis see muutumine võiks olla ja mis selle tagajärg võiks olla, mis kasu sellest võiks olla. Aga kuidas see siis saaks olla üldsegi võimalik? Ma arvan, et esimene asi on tegelikult tahta. Ja esimene asi on mõnes mõttes hakata kahtlustama ja igatsema seda, et sa tead seda, et sinu sees on rohkem ja sa näed seda, kuidas sa iseennast tagasi hoiad, et sa iseennast jätad võimalustest ilma või iseennast taandad ära, kahandad ära väiksemaks. Ja sel hetkel, kui sul tekib see tunne, siis ma võin öelda palju õnne, siis sel hetkel on muutus juba toimumas. Ja sellisel juhul loomulikult sa saad lugeda, sa saad vaadata videosid, ja sa saad hakata proovima, sa saad hakata teadlikult harjutama, et sa teed midagi teistmoodi. Kui sa tunned, et sa tahaksid abi sellel natukene, siis ma saan sind aidata ja mul on väga suur rõõm sind aidata selleks. Ja selleks on kõige esimene võimalus, et pane ennast kirja tasuta webinarile, ehk kuidas saada julgemaks, vabamaks suhtlejaks igas olukorras, kus ma siis võimalikult turvalisel viisil natukene avan seda teemat veelgi, et sa saaksid mind katsuda ja sa saaksid selle info siis niimoodi turvaliselt, ilma suhtlemata, ilma midagi tegemata. Kui sulle tundub, et sa tahaksid ikkagi päriselt muutust, et sa tahaksid, et sa saad aru, et sa koperdad kuhugi, kas sa koperdad siis nende teiste mõistmatusse, kas sa koperdad iseenda tähendusse või sa koperdad kuidagi moodi mingites oskustes, sa oled ebakindel mingites oskustes, ehk sa ei saa aru, kuidas kasutada, mida teha, siis sellisel juhul kutsun ma sind julgemaks suhtlejaks saamist kursusele, mis on grupi coachingul üles ehitatud, ehk see on grupp, sest suhtlemist saab õppida kõige paremini ikkagi grupis, mitte individuaalselt. Ja ma tean, et paljude jaoks on see juba hirmutav, sest mida teised arvavad, äkki see on imelik, mis minu probleem on, siis ma võtan siin stressi maha, ära muretse, ehk mina hoian selle ära, et see ruum oleks turvaline ja kõik on võrdsed. Ehk kõik inimesed, kes sinna tulevad, nendel on oma mingi mure, ehk on mingi asi, mis muudab neid ebakindlaks. Ja minu asi on seal, et aidata sul mõista seda, et mis see tähendab, et kus koha peal see ebakindlusallikas on. Ehk mis me siis teeme ja see kursus koosneb 3 osast, 3 päeval. Meil ongi sellised grupi coachingu sessioonid, ehk need ei ole nii palju koolitused, kui ta pigem on ikkagi selline coachingule tuginev seminar. 2 tundi 3 esmaspäeval. Ehk väga-väga lihtne, et see toimub Zoomis, ehk sa saad osaleda ükskõik kus koha peal, lihtsalt on hea, kui sa oleksid ikkagi pildiga ja sa võid olla telefonist pildiga, sa võid olla õues, pargis, ükskõik koha peal. Ehk oluline on see, et teised näeksid sind, teised kuuleksid sind, sina näeksid ja kuuleksid teisi ja tähtis on ka see, et sul oleks kirjutamise võimalus. Aga selleks sa võid võtta ju sinna metsa või parki kaasa endal pastaka ja kaustiku, nii et loo ruum, lihtsalt ole olemas pildiga siis teiste jaoks. Ja mis me seal teeme? Ehk eesmärk ei ole et mina ei räägi, mina ei õpeta nii palju, kui ma kuulen ja reageerin kõikide osalejate ja sinu küsimustele ja teemadele ja aitan neid mõista. Ja aitan näha, et mis need tähendavad tegelikult ja mida nendega peale hakata ja aitan näha erinevaid variante ja valikuid ja tegelikult ka seda oskust, mis sinus juba tegelikult on neid olukordi lugeda. Ja miks me koos oleme, miks see nii kasulik on, et on teised inimesed ka, sest tihtipeale teiste inimeste mure või teiste inimeste probleem on ka sinu probleem, mida sa ei ole osanud veel sõnastada. Või võib-olla see on mingisugune teema, millele sa oled arvanud seda, et sellest me ikka ei saa rääkida, eks ole, või sa pole isegi selle peale tulnud veel, et see ei ole sinu teadvuses tekkinud. Ehk seetõttu see üksteise kuulmine ei ole mingi võrdlemine, vaid see tegelikult on üksteise toitmine ja võib juhtuda see, et sa kuuled, et sa arvad seda, et mina olen kõige ebakindlam ja siis sa kuuled teise ebakindlust ja siis sul tuleb meelde, et oi, aga mul oli ka 4 aastat tagasi sama asi, aga ma olen selle juba praegust ületanud. Ehk samamoodi on
et see koos tegemine nagu toidab enda väärtust, lisab nii-öelda neid probleeme siis, eks ole, millega võiks tegeleda ja mida siis see nii-öelda kogu temaatika võiks tähendada. Ehk kogu see koos jagamine läheb hästi palju rikkamaks. Siis üks väga tähtis nii-öelda element või teema, millega me tegeleme, on ma aitan sul näha oma tugevusi ja nõrkuseid. See, mida minu praktika näitab, siis väga suur osa ebapiisavuses vaevlevad inimesed, neil ei ole õrna aimu, mis neil tugevused on. Nad küll teavad väga suurepäraselt, mis neil puudused on, aga nad ei tea tegelikult oma tugevusi. Ja nad isegi ei näe, et need olemas on ja nad ei tohi neid just nagu näha. Ja ma aitan sul neid näha. Ja see on jälle see koht, kus ma tean hästi paljud hirmuvad ja ehmuvad, et mis siis saab, et kui tuleb välja, et ma nüüd olengi piisav, et ma pean hakkama palju asju tegema, ära muretse. Minu eesmärk on aidata sul nii-öelda taaskord näha ennast natukene väärtuslikumana, et sul oleks ligipääs endale ja siis sellisel juhul sa saad nagu vabamalt elus osaleda. Ehk kõik käib omas tempos. Ja miks me teeme seda kursust nii, et on kolm järjestikust esmaspäeva, sest selle kursuse väga tähtis osa on siis see vahepealne aeg ehk see päris elu. Et sa saaksid nii-öelda seal meie siis nende seminaridel kuuldust ja räägitud, et sa saaks settida, sa saaksid reflekteerida, sa saaksid märgata, mida teised teevad, kuidas sina käitud ja see ei tähenda nii palju, et sa hakkad seda toodud muutma. Aga ma võin juba ette öelda, et see paratamatult sa hakkad rohkem nägema või sa hakkad rohkem märkama, sest sa oled selles ruumis, eks ole. Et nii-öelda selle koolituse osa või siis selle kursuse osa on siis päris eluga. Ehk minu eesmärk ei ole õpetada ainult mingit kunste, vaid minu eesmärk kogu minu töös on töötada inimeste päris teemadega ja teha see kättesaadavamaks ja teha see nii-öelda vabamaks. Aga selleks, et otsustada, siis ma soovitan kõigepealt tulla, vaata ära need videod, tule minu webinarile, siis sa saad veel saad infot. Ja siis ma loodan, et sul tekib tahe, et sa saad aru, et nüüd selle aasta suvepuhkusele vastu minnes ja selleks, et see suvi luhta ei läheks nii-öelda mingisuguses suhtlushirmus, siis nüüd on aeg selle teemaga tegeleda ja siis sa lihtsalt võtad selle julguse kokku ja paned ennast kursusele kirja. Aga tee selleks eeltööd, mõtle natukene ja ma väga loodan, et me kohtumegi juba kursusel õige pea.